Ja kas sellel supil on ametlik? Vürtsikas on. On vürtsikas või? Jaa, täitsa korralikult. Nüüd on meil aga väga hea meel tervitada meie köögis Raunat, kellele see köök peaks juba olema peaaegu nagu kodu. Nagu koduköök, täpselt. Tere hommikust, Rauno. Tere varahommikut. Kui väljas on kuum, siis tahaks ju süüa midagi külma. Sööme külma. Külm supp on üks asi, kusjuures minul on alati see, et kui väljas läheb väga kuumaks, siis külm peedisupp või selline gazpacho stiilis asi on imeline. Nagu ei tahagi, organism ei tahagi väga muud. Ega ei tahagi. Mida kuume on ilm, seda vähem sa tahad tegelikult süüa, aga toitained on väga kätte saada, siis tuleb süüa külmalt. Nii, mis sa siis plaaninud oled meile täna? Täna me tegelikult teeme kaks asja. Läbivaks teemaks on meil virsik. Kõigepealt me teeme ühe külma virsiku püreesupi. Kasutame virsikut, paprikat. Soolane, magus. Ta on siuke vahepealne. Okay. Me anname tšilli ja kitsejuustuga talle natukene kikki juurde. Oho. Väga huvitav. Veidi paneme soolapipart. Ma just tahtsin küsida, et kui sa räägid püreeritud virsikust, siis kuidas sa teed seda nii, et see ei meenutaks beebitoitu? Me saame kohe teada. Aga kuidas sul on? Sulle meeldib, kui sa püreesuppi teed ikkagi selline väga, nagu ütleb beebitoit, või sa jätad natukene sellist tekstuuri kuidagi sisse? Kui külma suppi teha, siis jääb niikuinii tekstuuri. Kui me nüüd läbi kuumutaksime midagi, siis me saaksime ta ilusa kreemi teha. Kõlab suurepäraselt, aga teeme leeki. Kuskilt hakata juba pihta selle külma supi osaga, et mis sa küll ütlesid, aga mis meil vaja selleks on? Kurki. Sa tahad aidata, nagu ma aru saan. Koorime selle kurgi ära lihtsalt. Kuidas muide on virsikute sellise hooajasuse ja saadavuse ja kvaliteediga, et kas kui näiteks tahta häid virsikuid, kas on lihtne ülesanne Eestis? See sõltub täiesti hooajast. Et nüüd on meil suvehooaeg käes, praegu virsik on mõnus, pehme, magus, mahlane. Kui me üritame nüüd kuskil talvel leida mingisugustki virsikulaadset toodet, siis kõigepealt hoiad teda nädal aega akna laua peal. Banaaniga koos täpselt või avokaadoga. Kas mõttes on ka mingi nipp, kui neid ostmas käia? Kas on lihtsalt selline kerge pöidla katsumine? puude, et ta peab natukene järgema? Mõnusalt siuke pehme, et sa tunned, et siit koore alt on nagu mingi siuke pisike pehme osa. Ei peaks lõhnama ka? Ja lõhnab ka. Täitsa lõhnabki. Ühest kurgist piisab? Ühest kurgist täiesti piisab. Nii, selle ma võtan su käest kohe ära. Sa tükeldan ta väiksemaks ka või see... Lihtsalt kiirelt, chop teeme ta. Blender teeb ta vist muidugi suhteliselt kiiresti püreeks ka. Kurk, mis veel? Kas kurk on üldse selliste suviste suppide puhul, ma saan aru, selline põhimõtteliselt kohustuslik komponent? Kurk annab sinna tegelikult selle hea värskuse alati. Ja kui me teeksime ainult virsikus, siis me saaksime tegelikult sükse magusa püreesupi. Aga siis me paneme kurki, võtame siit ühe kollase paprika. Kas sinul on nipp ka, kuidas sa paprikaga teed? Seal on igast erinevaid asju. Kes teeb sisse? Mina lõikan ta tavaliselt pooleks, siis ma saan ilusti kõik kätte. Okei. Mina teen teinekord niimoodi. Või siis lõikad niimoodi ja... Mis see sinu on niimoodi, et sa võtad ühe sellise kolmandiku? Ma teen küljed, teen puhtaks tavaliselt. Siis jääb see siia sisse, ma teen selle otsa ja selle ma viskan tavaliselt minema. Ja selle annab minule? Jah, just. Ja siis ma need seemneid korjan tavaliselt. Aga neid on, ja ma tean, inimestel on erinevaid variante. Hästi palju erinevaid nippe, kuidas tehakse. Ma tavaliselt siit võtan seda valget osa ka natukene ära. Kas see terve paprika läheb sinna... Ei, paneme pool sellest. Kristel sattus hoogu. Ma täiestasin hoogu, jah. Ja, aga sellest me ei oleks saanud nii sellega. Suviseks näkiks kõrvale. Suvine snäkk kõrvale, täpselt. Vaatame, võib-olla garneerime midagi. Pool ütsid, jah? Jah. No aga võtame siis siit, siin jäi veel natuke. Ei. Mis sellele supile seda nii-öelda vedelikkusust annab? Kõik need juurikad ise, pluss virsik. Kurk on hästi tugev siuke veeallikas alati. See on ka ülikiire vist. Ülikiire, jah. On vaja kiiresti mingisugust kerget kosutust. Siuke 20 minutiga. Sellest piisab? Jah, sellest piisab. Ma panin natuke rohkem kui pool. 20 minutit ma ütlen praegu sellepärast, et tal tegelikult oleks ideaalis vaja natuke aega seista ka külmkapis. Ahah. Siis enne blenderdamist. Peale blenderdamist. Pärast blenderdamist. Kui hull tšilli sul on? Ma võin proovida natukene siit otsast, kui kuum ta on. Me oleme paar korda siin sinuga proovinud. Ükskord me nutame, ükskord me naerame. Täna me nutame. Päris korralik, jah. Siis ma ei hakka proovima. Täitsa hästi on. Katse-jänesed on olemas. Nina lõi lahti täiesti. Kas sa saad saadet edasi juhtida? Saan, mul on hästi. Aga võib-olla... Aga sa jätad seemned ka sisse või? Jätame natukene seemned sisse. Pisarad või? Tead, et seemnetes ei tule. Seemnetes on kõige rohkem seda kuumust. Ei ole. Kas me ei teinud seda trikki ära juba siin ükskord või? Võib-olla tegime, aga ma ei mäleta enam. No võt, näed. Aga kas need on need linnusilma tšillid, need pisikesed või? Jah. Vaata siin see valge membraan, mis keskel. Võtame siit selle. See valge membraan on kõige teravam osa tšillid.
see. Mille külge seemned kinnituvad. Kui sa seda nüüd näpu otsaga maitsed, need näpuga suust läbi ja siis sa saad selle õige teravuse kätte kohe. Kui sa võtad näiteks siit otsast, ma nüüd riskin. See oli täitsa korralikult tuline. On maitse olemas. Aga see ots on 3 korda hullemgi alati. Okay. Mõni komponent on minu meelest veel puudu. Oota, selle tšilli paned nüüd tervenisti, need 2 lähevad sisse või? Ei pane 2. Ühest piisab. Paneme natukene lihtsalt. See 1 läheb sisse? Jah. Tükeldame teda natukene. Nii, komponendid. Nii, komponendid edasi. Virsik on meil siin. Virsikuga väga lihtne. Tõmbame kiirelt koore maha. 4 virsikut. Aga koor ka maha ikka või? Võtame koore maha. Pärast jääb meil hamba alla võib-olla mingit sükest ebameeldivamat asja. Okay. Seda on alati sellega kõige lihtsam teha. Okay. Ma kardan, ma võtan liiga palju siis ära. Ja hullu, mul on virsikut veel. Head lõhnad tulevad Raunol köögist juba. Ma olen terve hommiku süüa teinud. Aga ma saan aru, et viimane kord, kui me sinu juures olime, supi komponendid läksid sinna blenderisse, aga see ei ole veel blenderdanud seda. Ei ole blenderdanud, ma vaatasin teid ära. Poisid, üks samm tagasi. Alustame üldse sellest, kes võib-olla ärkas veidi hiljem. Mis meie tänase Koka rubriigi teema on? Läviv teema on virsik. Teeme virsiku peresupi. Panime siia kitsejuustu, kurki, paprika, tšillit, piparmünti, natuke viskasin jääd siis, et ta oleks veidi külmem. Muide, see tšilliga mul jätkuvalt veel huuled kipitavad sellest. See oli ikka väga korralikult. Siis läks ju tegelikult väga hästi kõik. Ja ma vaatan seda päris korralikult seal. Sellest tuleb siuke korralikult vürtsikas supp. Oota, kumba sa nüüd, ma tean, et sa oled küll selline kindlasti osav näpp multitasking, aga kas me paneme selle tööle, paneme selle paane kinnistada vähem müra? Oluline on see gaas peale. Absoluutselt. Nii, ja siin on meil tegelikult väga lihtne. Meil on meil supi funktsioon vist seal ka. 65 sekundit ja on valmis. Ja meie supp tuleb. Palju sa neid virsikuid sinna supi sisse panid? Supi sisse läks mul tegelikult 4 virsikut ainult. Kas tomatit panid ka või? Ei pannud, tomat läheb mul praegu kaunistuseks sinna peale. Siin läks virsik, kurk, paprika, kitsejuust. Kitsejuust ja tšilli. Ja tšilli. Soolapipart ka? Soolapipart ka just. Väga põnev. Väga huvitav, mis maitsega, et kas ta tuleb nagu soolane või tuleb ta selline pigem magusama poolsem? Selline 2 vahel täpselt. Okei. Nii, ja näed, meil ongi veel viimased 30 sekundit. Ma arvan, me isegi ei lase nii kaua teda. Ahah, korralikult vedel näeb ka välja, hea. Nii, aga kus me valame ta kuhugi? Kontrollime ta nüüd üle. Sa proovid maitsestust ja asju? Ma ei hakka enne proovida. Lõhnab küll hästi, tõesti lõhnab. Mina panen siia natukene kookospiima ka veel juurde. Okei. Ja lased veel korra läbi? Ja korra kiiret laseme veel läbi. Kas kookospiim on püreesuppide puhul selline kindel asi, millele saab alati loota või on see selline eksperimentaalne pigem? Pigem eksperimentaalne, et hästi palju kasutatakse ju muidugi Aasia suppides ja toitudes kookospiima. Aga meie kasutame seda ka nüüd sellisest toidust. Ta annab sellist mõnus kooresust või kuidagi sellist rammusust sellele asjale veel juurde, eks ole? Nii, ja sellest täitsa piisab. Valame ta siia sisse ilusti, väga ilus siuke. Nii, kas sa paned mingi garneeringu ka talle? Paneme talle siia kõrvale garneeringu ka. Peale. Nii, kõigepealt me alustame, paneme selle siia. Aga sa röstisid lihtsalt saiad? Lihtsalt röstisin saia ära, paneme siia natuke erinevat värvi tomateid. Nii. Teeme siia natukene rohelust, paneme siia rohelust. Ma otsin lusika nii kaua. Võtame tšillit. Aga meil on lusikas vist siin olemas täitsa. Käib siia veel. Sellest kitsejuustust osa läks sinna sisse. Osa läks sisse ja me paneme natukene siia peale ka veel teda, et... Ja kas sellel supil on ametlik? Vürtsikas on. On vürtsikas või? Jaa, täitsa korralikult. Tegelikult on seal ainult ju... On nii tera. Ei, ta jääb mõnusalt siia kõrri. Kes liiga tšilli saab ära, see võib tegelikult samale supile panna lihtsalt vähem tšillit. Aga see kurk ja virsik minu meelest toimib jube mõnusalt kokku. Mõlemad on sellised värsked, mallased. Ja kookospiim annab talle tõesti sellise mõnusa kreemisuse, aga tunned, jah? Nii hull on. Päris korralik on. Ma ütlen, see väike tšilli, see on ikka korralik kuri tegelane. Kuule, see on ju... Aga kes naudib sellist... See läheb täitsa kõrri, Rauno, kuule. Kuule, aga kuidas asi on? Toon su veeklaasi. Soojal maal süüaksegi tšillit selle pärast, et keha jahutada. Aga supiga tõesti, kitsejuustu ma poleks kunagi tulnud selle peale, et panna püree supi sisse ja samal ajal siis virsik, kurk, paprika, kõik see kokku. See on väga mõnus selline külmsupp.